Loen sulle täna ühe loo oma värskest raamatust Vaba ja metsik. Sellest, kuidas on kadunud üksteisel selja pesemise komme. Mu vanaema töötas aastakümneid Vastseliina saunas Võrumaal. Ta töötas seal saunatädina. Ise ta koristas seal, kaunistas, põppas seinu, müüs pileteid ja limpsi ja vihtasid ning tegi raamatupidamist. Nädalavahetuse kassat võisin ka mina lapsena lugeda ja mulle meeldis teha kopikatest torne, kuni nad kõikuma lõid ja ümber kukkusid. Seal Võrumaa saunas oli veel üks asi, mis meenus mulle ühel naiste tantsuüritusel, kus meil paluti teineteisel puudutamata selga pühkida. Seal Alevi saunas pesti üksteisel selgasid. Tunnistan, et Tallinna tüdrukuna oli see mulle toona natuke liiga intiimne võõraste paljaste tädidega. Aga ma sain tunda selle vahuse nuustiku kraapivat tunnet, teiste inimeste hoolt ja tähelepanu, ühendust. Tänapäevasest tere ja head aega kapsel elamises pole keegi enam ammu selga pesnud. Saame ju kõigega ise hakkama. Märkan, et isegi lasteaia lapsed ei hoia enam teineteise käest, vaid aasaga nöörist. Aga milline võlu on tegelikult ühenduses? Selles raamatus on veel selliseid lühikesi lugusid, 100 lugu julgusest elada oma reeglite järgi. Naturaalsemast, natuke vanaaegsemast elust kui see, mida meile praegu justkui peale surutakse ja mida me ise võtame vastu.